Minu kaal hakkas tõusma siis, kui ma jäin oma esimest last ootama 9 aastat tagasi. Ma võtsin oma esimese rasedusega juurde 25 kilo. Ma sünnitasin ära, siis see kaal natuke langes, aga iga järgneva rasedusega siis seda kaalu kogus ja kogus, et hetkeseisuga mul on siis 4 last. Et lõppkaal siis oligi 108 kilo. Sain eriti haiget enda pulmapäeval, kui minu pulmakleit ei sobinud nii, nagu ta pidi tegelikult sobima. Lõpuks oli juba see, et tervis hakkas halvaks minema, hakkas tekkima diabeet ja ei suutnud enam teha seda, mida oleks tahtnud. Lastega rohkem mängida, joosta. Et see on põhiline. Ma proovisin ise kaalu langetada päris mitu aastat. Peale igat sünnitust üritasin nagu ise kuidagi sellega hakkama saada. Ma olen proovinud mitmeid erinevaid viise, kuidas siis kaalu langetada. Ma olen proovinud dieete tänapäeval, mis need on need kuulsad dieedid meil, et neid olen proovinud. Ma olen üritanud rohkem liikuda, trenni teha, aga need ei ole väga vilja kandnud. See tunne, jälle ma alustan jälle selle kaalulangusega ja siis, kui eelnevalt olid jälle läbi kukkunud, siis üritasid jälle. Samas hinges juba teadsid, et ma ei saa sellega nii või naa hakkama ja tegelikult olid juba käega löönud. Kui ma üritasin ise kaalu langetada, siis ütleme alguses see kaal läks. Ta läks 1-2 kilo, 3 kilo ja siis oli see nagu see punkt, kust see enam rohkem allapoole ei liikunud. Et ta jäi nagu stoppama. Ja siis oligi see punkt, kus sa lihtsalt andsid alla. Tundsin, et ma olen läbi kukkunud jälle. Ma tundsin ennast halvasti, ahastust tundsin ja siis lihtsalt võtsid ühe snäki ja sõid lihtsalt nagu seda. Ülekaal on mõjutanud minu lähisuhteid tuttavatega, sõpradega. Et päris paljud tuttavad on öelnud halvasti, oma lähedased on öelnud halvasti, et nad võib-olla tõesti ei mõtle seda halvasti, aga hinge on see ikkagi läinud, et kuidas nad ütlevad. Kaalukirurgiast ma kuulsin nüüdseks vist juba aasta tagasi. Mul on enda tutvusringkonnas mitu inimest, kes on selle operatsiooni nagu läbinud. Et sealt ma saingi seda motivatsiooni juurde, et see tee läbida. Ma otsustasin sellele operatsioonile minna pool aastat tagasi sellepärast, et kaal oli juba nii suur. Minu võhm oli otsas. Ma ei suutnud oma lastega teha nii palju, kui ma oleks tahtnud ja elujaksu ei olnud üldse enam. Selle operatsiooniga seoses mul ei olnud hirme. Ärevus oli, aga hirme mul ei olnud. Operatsioonipäeval, kui ma haiglasse tulin, siis võeti väga sõbralikult vastu. Oldi olemas alati. Kirurg tuli sinuga rääkima, oli olemas sinu jaoks. Hirmud, mis olid, need kadusid, sest et kollektiiv oli nagu suurepärane. Ainukene hirm, võib-olla kui mul nagu tekkis, oli siis, kui lõpuks olid sellel operatsioonitoas ja seal operatsioonilaua peal. Aga see oli ainult korraks, et operatsioon oli tehtud, ärkasid enda palatis, enese tunne oli väga hea. Et käidi kogu aeg kontrollimas, küsimas, kuidas on, kas soovid midagi, et teenus oli super, väga hea. Taastumine operatsioonist oli väga kiire. Ma olin, 3 päeva võib-olla oli see, kus oli see püsti saamine natukene raskendatud, aga see kadus väga kiiresti. Minu elu on muutunud peale operatsiooni väga palju. Juba enesekindlus on palju kõrgem. Minu enesetunne on palju parem, mul on võhma rohkem, ma jõuan rohkem liigutada, ma jõuan palju rohkem teha. Kõige rohkem tunnen ma rõõmu sellest, et kaal langeb, ma näen palju parem välja ja ma jõuan teha oma lastega palju rohkem, kui jõudsin parem teha. Täna ma tunnen elurõõmu, tunnen, et ma olen õnnelik. Tulevikult ma ootan veel kaalulangust, et veel paremaks läheks ja et jõuaks rohkem teha. Inimesed, kes te mõtlete selle peale, siis tehke see kindlasti ära. See on investeering päriselt teie enda tervisesse ja enda heaollu.